Pärast haiglapäevi tuli Agne tagasi koju. Toad olid vaiksed, valgus mahe ja Teor liigus kruusist laisalt üles nagu kergendust täis hingetõmme. Elena istus tema kõrval terrassil. Nad ei rääkinud palju pana, vaikuses oli rohkem kui sõnades. Terrassi äärel märkas Agne kaugemal liikumist. Alex oli tagasi. Oma isamaja mõni puudevahene kaugus. Tema kohalolu äratas Agnes midagi, mida ta polnud veel päriselt tunnistanud. Soovi olla nähtud. Ta palus Elenalt abi. Elena teadis juba. Koos valiti midagi, mis oleks loomulik, naiselik ja piisavalt pilgupüüdev, et äratada Alexi tähelepanu. Mitte peale tükkivalt, vaid õrnalt, nii nagu keegi, kes alles õpib end armastama. Kui Alex hiljem rääkima tuli, oli tema hääl soe ja pilk keskendunud. Kui ta restorani kutsus, ei olnud see suur žest. Pigem nagu kutse vaiksele võimalusele. Agne ütles lihtsalt, miks mitte? Õhtusöök oli helge. Elena, Agne ja Alex naersid, rääkisid, nautisid. Hetkeks tundus, et kõik oli kergem. Aga siis tuli telefonikõne. Elena nägu tõmbus tõsiseks. Anti oli põgenenud hoolduskliinikust. Kadunud oli ka üks noor medõde. Vahetati riided. Alex ootas. Metsateel ei öeldud sõnagi. Saunamaja akna taga põles tuli. Seest paistsid Anti ja tema kõrval noor blond naine, Eva-Liisa. Sisenemine oli rahulik, aga pingest laetud. Agne rääkis oma valust. Elena ütles välja, et Anti on tema poolvend. Eva vaatas neid tardunult ja siis lihtsalt jooksis. Kadus metsa. Alex suundus mere äärde. Seal leidis ta Eva-Liisa vees, sammumas aeglaselt sügavusse. Ta tõi ta tagasi märgade juuste ja vaikuse sees. Elena mähkis ta pleedi sisse. Nad kuulasid. Eva-Liisa ütles, kõik millesse ta uskus oli vale, aga tema tunded, need olid päris ja valu oli päris. Pärast ööd, kui tuba taas vaikseks jäi, istusid nad Agne elutoas. Eva-Liisa rääkis katkestustega. Üks nimi Matilda, tema vanaema, keegi, kellele ta kunagi kuulus, kuid kelle oli kaotanud. Agne tundis selle nime ära ja veel midagi. Ta mäletas, kui nad esimest korda Elena metsamaja läksid, oli ta hetkeks näinud väikest tüdrukut punases jopes. Või tundus nii, ta ei öelnud seda toona kellegi. Aga nüüd kõik klappis. Nad sõitsid vana Matilda juurde, metsade keskel vaikuses. Kui Matilda ukse avas ja Eva-Liisat nägi, ei olnud vaja ühtegi tõendit. Ainult vaade. Ja siis minu lapselaps, Matilda rääkis. Lapsena oli ta näinud, kuidas tema vanaisa hukati mõisa viinakeldri juures. See hetk jäi tema sisse ja ta jäi sinna. Agne küsis punase jopega tüdruku kohta. Matilda naeratas. Seda last näevad ainult need kelle hinges elab igatsus. Elena vaikis. Siis ütles, ma ehitan sinna uue maja. Alexi firma võttis töö. Alex tuli ise kohale, ta ei juhendanud ainult, ta ehitas, lõi uuesti. Ja samal ajal hakkas tema ja Eva-Liisa vahel midagi idanema. Agne oli sel ajal linnas. Tema hoidis töös Elena nõustamiskabinetti. Tegeles klientidega, korraldas ruumi, et see kestaks. See oli tema viis hoida midagi püsti, nii enda sees kui teiste jaoks. Kui Elena hiljem rääkis, et Alex ja Eva on paar, jäi Agne vaikseks, aga ainult hetkeks. Siis muigas ja ütles, minu elus on 3 asja, mida ma tõesti armastan. Mu kodu, mu roosad sussid ja sind, Elena. Elena muigas vastu. Ta märkas midagi uut. Agne naljasoon oli avanemas. Irooniline, mänguline, see andis talle sära. Ta oli rohkem tema ise kui kunagi varem. Aeg liikus. Elena uus maja sai valmis. Agne tuli taas. Karbiga, kus olid koogid ja tükike linnaikatsust. Nad tegid väikese soolaleivapeo. Naer. Tee pehme valgus. Siis veeres Elena uue maja ette võõras auto, millest astus välja ülikonnas ja kaabuga mees. Ta kõndis kindlal sammul trepile. Koputus uksele. Tere, mina olen Hanno, teie uus naaber. Aga siis jäi tema pilk pidama. Ja midagi selles pilgus jäi. Mis saab edasi? Kas see oli juhus või algus? Kas elu andis uue võimaluse või meenutas lihtsalt, et me pole kunagi päriselt valmis? Seda näitab aeg.